tripiga nii kaugele, et täna on reede 13. oktoober ja tunne on küll, et meil on mingi 1. juuli siin täitsa valmis uuteks seiklusteks. Ja GPS-i saime ka eestikeelseks, vahepeal Kaire sättis natukene. On täitsa õnnelikud. Nii, Kaire, kus see GPS näitab, kuhu minema peame? Järve keskele. Sõidame Soola järve sisse või täna. Me jõume jälle täpselt päikseloojangu ajaks. Loodetavasti siis. Siin on hea jahe õhk. Jõudsime Kairega siis Limassoli majutusse, siin on siuke käbiku maja. Kuidas siis tunne on? Väga hea on lõpuks kohal olla. Kaire on väga tubli autojuht olnud. Aitäh. Tere õhtust, täna on reede ja Kaire on köögitoimkonnas. Lubas näidata, kuidas ta õppevideo järgi siis nüüd kookospähklid hakkab siin ette valmistama siis avamiseks. Enne tuleb siis kookospähkleid lõotada või sees. Koor läheks pehmeks ja seda oleks siis lihtsam kähki teha. Väga hea. Need on meil siin mõnda aega juba vees olnud. On aeg liikuda õue. Ligunesid. Lähme otsime kivi või? Naabrid on siin kõrval nüüd ka nii, et loodame. Väga kõvasti ei tohi siin rääkida. Kivi või? Kas ma saakski nüüd tükk omavahel kokku? Random kausi. Oota. Kahjuks meil haamritega filmest ei ole see kivi. Nii, back in business. Siin tuleb siis leida üles tugevamad jooned. Üks on siin ja üks on siin ja just nende keskele taguda. 3 joont. Jaa. Nii, minul on käes siis telefon ja kaamera, sest et kell on 11 õhtul Küprosel ja mitte midagi ei näe. Proovin, ma alustan siit. Mul on õrna. Jooksub küll sees midagi vähemalt. Mul on loodus. Issand, ma alustan film. Noh. Kivi läks kõik. See on naerukrabbi. No. Ja see on mingi tuld. Said või? Kibaks ikkagi ei saa. Issa, ma ei taha molli saada siin kivitükk. Proovin siia. No. Kuule, vist jätame selle asja poole. Ma mõtlen, et äkki hommikul küsime nagu. Küsime. Tegest. First, you must take the juice from inside because you have juice inside. Okay, so should we bring a bowl? Bring a glass. Okay. Oh no, the hole. Okay, I can try to get it out. Okay. Thank you. That's nice. Hello. Hi. Hi, how are you? We are good. Trying to open a coconut. But we tried with the rock, you know. Така хреста. Това не е нова миксумиджи. Oh, it's amazing. Et viljaliha kätte saada on vaja lõigata siis risti seda valget osa vastu koort ja siis koorekidest saab selle ilusti lahti võtta. Aini, mis toimub? Kuule, me oleme eksinud viimasel päeval. Auto jätsime suvalisse kohta ja nüüd mõtleme, kus see on. Ilmselgelt mõlemad. Kuskil kõrval tänavas. Väikse piste oleme saanud ja üles ei leia midagi. Mingid hullu plaanid on meil tänaseks, et me lähme nüüd kõigepealt Lidlisse, siis sõidame Larnakasse, teise linna, siis käime seal söömas ja siis lähme kinno, aga me vist ei jõua, sest me otsime autot. Eks näis. Appi!
Anni, kas jõudsime sööma? Oota, ma vaatan videot. Jaa, me jõudsime sööma, aga jälle ei tea, kus meie auto on. Ja meil on, palju meil aega on? Pool tundi, või? Me just saime söögi kätte. Ja, et kinno ei sirita saada. Jaa, bon appetit. Jee. Usin pakkimine käib. Andsime siis oma rendiauto ilusti ära ja Väike King Kong on ees juba ja kell on 2 öösel ja ootame, millal saab check-in'i teha. No tšau! Lihtsalt nii magavad. Räägime siis võib-olla kõigepealt Pileisist. Me kõigepealt siis Paapose lossi juurde. Räägime seal Pelikani. Tänaval oli Pelikan. Käisime siukses kohas nagu Kuklia, mis on siis Afrodite pühapaik. Aga see koht oli kõige lahedam nendest kohtadest, mis me käisime. Me käisime 3 kohta läbi. Kuna seal oli hästi tore giid, kes siis tegi meile nii-öelda Kairega eraekskursiooni lausa, et ja käisime siukses kohas nagu Ancient Curion. Sorry, noh, ei tulnud välja. Kus oli siis väga suur selline amfiteater ja siis me mõtlesime, et Rutt enne kui päike looja. Ja et lähme vaatame siis Limasse oli seda Soolajärve ka. Huvitav territoorium oli, kus ei tohtinud üldse kaamerat väljagi võtta. Jah, et sellest suhtes me loobusime täitsa, et me olime täiesti sõitnud tegelikult juba järve lääneossa. Nagu põhja poolt tulime, siis sõitsime terve selle lääneosa läbi, siis me mõtlesime, et ei ole mõtet. Nii et seda Soolajärve me ei näinud ka põhimõtteliselt. Jah. Ja siis hästi pimedaks läks ja jama oligi see, et Kaire ütles, et ei taha pimedas sõita, aga läks jälle nii, et läks nii nagu alati. Päike läks looja ja oligi, hakkasime sõitma siis oma majutusse Limassel, jah. Ja Kaire siis samal ajal, kui mina pesus olin hullult seal, vaatas YouTube'i videosid, kuidas teha ja rääkis sinna teooriat. Teoorias oli nagu kõik suht selge, aga nagu praktikas me lõhkusime enne kivi ära kui kookospähkli. Aga Kaire pakkus kõigepealt, et lõime 2 kookospähklit omavahel kokku. Ja kookospähkel saime teada, et läheb päris ruttu hallitama ka. Ja reaalselt oligi mingi 5-6 tundi läks mööda korras. Aga nüüd me oleme siis Ukraina lennujaamas Kiievis. Ja me oleme praegu üleval olnud juba natuke vähem. Ütleme kuskil 27 tundi. Käisime meil kinos ka ikkagi. Ja me jõudsime kinos ka käia. Jõudsime Larnakasse. Et kuna lend sealt läks ja meil ei ole aega, et rendiauto ära anda, siis midagi on teha lihtsalt. Ja siis käisime vaatamas The Foreigner. Päris ägedaid asju on siin olnud. Ja reis oli. Väga äge reis. Järgmise korrani. Tšau! Tšau!